3D modelleerimisel AutoCAD ise pakub template'iks siin AutoCAD ISO NamePlotStars 3D. Noh, ma võin selle võtta, aga sellel on siis nüüd võrreldes 2D template'iga ainult see vahe, et vaade on siis perspektiivvaates ja nullkihi värv on mingisugune helesinine. Et sisulist vahet ei ole, siin ei tekki ühtegi uut menüüd ega mitte midagi. Et järelikult võib täiesti rahulikult võtta 3D modelleerimisele aluseks enda tehtud template'i või siis AutoCAD ISO NamePlotStars ilma selle 3D-ta. Et minu elu lihtsam oleks, ma võtan sellise template'i, kus mul on juba olemas paberid, sest 3D joonised lõpuks jõuavad ka paberisse. Ja algatuseks siis on meil vaja 3D tööriistu. Ja nüüd võimalik on siis muuta täielikult enda töökeskkonda. Siin all on selle jaoks olemas Workspace'i ikoon. Võib panna siin 3D Basic'u, kus on siis suuremad ikoonid ja vähem. Võib panna siia 3D Modelingi, kus on siis väiksemad ikoonid ja neid on rohkem. Kuid viga on siis selles, et need 2D tööriistad, mis meil on tuttavad, need paiknevad nüüd hoopis teiste kohtade peal. Mina üldiselt soovitan siis kasutada sellist varianti, et seda drafting ja annotation seda ei muuda, vaid lisab siia lihtsalt 3D tööriistade ribonid. Siit võib isegi need ribonid, mida ei kasuta, võib ära võtta. Selle jaoks on vaja siis riboni peal teha parem hiireklikk ja näete siin Show Tabside all on olemas 3D Tools ja on olemas ka Visualize. Need tööriistad on siis nüüd siin olemas kompaktselt, nii siis 3D Toolsid kui siis visualiseerimise tööriistad. Aga kõik 2D tööriistad on ilusti täpselt sama koha peal, kus me oleme harjunud neid nägema. Nüüd, kui 2D joonestamise juures meil üldse seda navigatsiooniratast ei olnud vaja ega ei olnud ka vaja seda eriti vaadata, mis siin üleval vasakus nurgas on, siis nüüd ma joonistan ühe boksi, täiesti suvalise, selleks, et näidata siis, mis 3D modelleerimises erilist. Et nii paremast ülemisest nurgast kui siis vasakust ülemisest nurgast me saame valida vaateid. Mõlemal on võimalik valida näiteks siit isomeetriline vaade. Siia tuli ka SV isomeetrik. Siit võib minna SE isomeetrikusse, NE isomeetrikusse, võib minna siis front view'sse, aga nüüd vaadake. Siit vasakust nurgast näitab front view, aga paremast nurgast näitab top view. Asi on selles, et vasakust nurgast vaadet muutes muudab AutoCAD ära ka koordinaadid. Kui nüüd siia ringi joonistada, siis siia tulebki ring. Sellepärast, et X-Y tasapind on meie ees. Kui ma nüüd võtan siit, panen top view ja panen siit paremast nurgast front view ja üritan ringi joonistada, siis näete, tekib tegelikult kriips, kuna koordinaate parempoolne see view kontroll ei muuda. Ring on kenasti siin olemas, aga ta on olemas siis XY tasapinnal. Teine tähelepanek. XY tasapind jäi 0 punkti samasse kohta, kus ta ennem oli. Ja see ring, mille ma joonistasin eestvaates, asetseb nüüd
nulltasapinnas, kuna ma ei kasutanud siis sellist võimalust, mida AutoCAD siis lahkelt pakub. Selle nimi on siis dünaamiline koordinaadistik, mis siis vahel on kasulik, sest kui see dünaamiline koordinaadistik on sisse lülitatud, siis ta valib sellise lihtsa kujundi puhul kenasti külje, mille peale joonistada ükskõik siis sõltumata koordinaatide asukohast, sest ta keerab koordinaadid selle küljega paralleelseks. Need küljed, mis siis minu pool on, neid saab siis valida. Nüüd 3D joonistamise juures on veel see, et vahel ei saa sellest pildist aru, kui meil on siis tegemist 2D traatvõrgustikuga, on siis olemas visuaalsed stiilid, mida siis saab siin vahetada. Et need näevad suht sarnased väljaosad, aga võtame siin midagi põnevat, natuke nagu sketši ja siis X-ray, et läbipaistev. Ja paremas servas on siis veel võimalik valida orbit, mis siis võimaldab seda objekti vabalt keerata peale siis nende ettevalmistatud vaadete. Et sissejuhatuseks ma arvan, et see ongi kõik, et järgmisena vaatame siis juba esimesi 3D tööriistu.